edasi viib ja eeliseid annab. Aitäh! Äkki lepite veel selle puldiga, see ei olnud programm. Võimalused veerand tunni saate nüüd küsimustele vastata. Meil on siin omajagu vähemalt tunni ja veerand jagu, aga alustame sealt lõpust. See ei vasta ju tõele, et raha jääb vähemaks. Raha jääb eelarvest rohkem, kasvab keskelt tee ja nii edasi. Ma saan, et teadusraha on siis ainus, mida jääb vähemaks tegelikult. Teadusrahal on probleem, et tal on projekti osakaal suur ja ega projektide igavesti kestust ju teadusliku mõttega inimene ju ei eeldagi. Fakt on, et kui see eelarveperiood lõpeb ja uus käivitub, siis see langus toimub, aga fakt on ka see, et koalitsioonilepingusse kirjutati ambitsioone, mida praktikas eelarve läbirääkimiste laua taga ei taha keegi kuulda. Nad on kuulnud. Aga mootor on mujal, mis parata. Te kirjutasite ju ise sisse ka Reformierakonna valimislubadustesse selle kuulsa 1% ja ikka viitasite siis 2% eraettevõtluse ka. Me jätame selle 2% sinna paika praegu, aga 1% piiri me ju ei saagi kätte. Mida on väärt üks valimislubadus? Seda kirjutasid kõik. Kõik kirjutasid suurte tähtedega õpetajate palga, mis on kindlasti palju tulemuslikum lubadus, aga millest saab ka, mida saab ka unustada. Seda 1% see on kirjutatud pehmema eesmärgina ja mitte kategoorilise lubadusena. Aga seda ma saan kasutada. Ma kasutan seda, olengi kasutanud, see on peegeldunud ka koalitsioonilepingu punktis, pehmes sõnastuses, aga mitte Exceli tabelis. Et Exceli tabel on elegantselt eemaldatud meil poliitilistest debattidest ja keegi pole rikkamaks saanud. No te võiksite lõpuni selle Exceli läks ellu, aga mis siis kasu on, kui te ei lisanud tärni sinna, kuskil on pehme kõneviis ja kuskil on siis kõvem kõneviis? See on alati, kes vähegi, ma arvan, et kõik saavad aru, et tegemist ei ole pettusega, kui sa kirjutad oma väärtused, oma eesmärgid ja oma kategoorilised lubadused. Kõik. Unistusid sellises vormis on kirjutanud, ütleme siis, mõned väiksema vastutusega erakonnad, kas on nad nühkinud teistsuguseid pinke või on nad pole üldse veel pinke väga eks ole, nühkinud. Et eks siin oli, ma ei hakka programme avama, aga arvestage, et programmi tegemine on üks väga teadmistepõhine asi. Sa pead teadma, mis on võimalik ja vastavalt siis doseerima. Aga selge see, et need ka kirjutajad, erinevate peatükkide kirjutajad on erineva teadmisega, et ma ei kirjuta ühelegi programmile isiklikult kunagi alla ega tsiteeri kõiki programmi punkte. Aga seda punkti ma kasutan samamoodi hariduse ja samamoodi õpetaja palgapunkti. Ja need protsendid seal ambitsioonina, kuna ma olin nagu selles põhivõistkonnas, siis ei olnud mina selle punkti autor, aga ma tänan selle eest Jaak Aaviksot, et see oli, aga üldiselt ei olnud sellel valdkonnal eestkõnelejad koalitsiooni läbirääkimistel. No aasta tagasi te ei olnud veel selles ametis, kus te praegu olete ja andsite vist mõista ka, kui see amet tuli, siis teil oli teistsugune ettekujutus sellest, mis teid saama hakkab, aga kas te mäletate see 19. september, kui see tõesti ilmus Postimehes, oli teil mingi seisukoht ka selles suhtes, mida rektorid siis esitlesid ajakirjanduse vahendusel avalikkusele? Aga mis see? No jutt on sellest samast, et mis peaks siis nüüd ette võtma selle teaduse rahastamisega ja see, millele viitas ka Andres Kuppel. Mis aasta detsembris 19. Kus ma tean, mis rektorid kõik? 2014. Mitte väga ammu. See oli ka see põhjus, miks kogunes presiidium siin aastaga tagasi. Oota, mis see, ma ei orienteeru kõigis pöördumistes, aga selge see, et minu keskendumine on tugeva valdkondades, mille eest ma rohkem vastutan, et ma ei pea täpselt, aga rektoritega mul, see on üldiselt asi, mida ma pakun, et kuskilt 80. aastatest ikka olen teadvustanud, et sellised protsendid on strateegilised asjad, mis ka riiki eristavad, aga iseasi, et ma ei usu, et rektorid selle tol hetkel avastasid, minu jaoks on see ka Eestis olnud aktuaalsem parem. Aasta alguses oli haridusministeeriumi teadusrühm siis see või töörühm, kes tegi oma konkreetsed ettepanekud. Kas te selle dokumendiga tutvusite enne, kui siia tulite täna? Ma olen igasugu dokumentidega ja nende kokkuvõtetega tutvunud. Sellega oli? Sellega oli ka hästi. Oli ju värav?
ei no ärge nüüd pagan tehke mulle eksameid konkreetsete algdokumentide teemal, et ma ikkagi tutvun nendega vastavalt vajadusele ja kokkuvõtetega, et see pole nii tähtis. Käivad ka 4 aasta koos. Mis töörühmad? Mõte on see, et kui uus minister tuleb, siis põhimõtteliselt algabki kõik uued lehel. Mis tähendab töörühmad? No ma räägin haridusministeeriumi töörühmast, mis tegutses aasta alguses, kui teie veel ei olnud. Loomulikult, haridusministeerium töötab järjepidevalt. Ilma naljata, ega riik ei alga ega lõppe valimistega, aga iseasi on, kuhu pannakse rõhud. Siin vahepeal käraga ju algatati, pool aastat avati koalitsioonilepet. Ja üks nõudmine, üks suuremaid oli ju minu eelarves. Aga see on unustatud järgmine hetk, et mina olen sellele 2 käega poolt. See puudutas haridust, ühe valdkonna palka, aga see ei tähenda, et keegi seda pärast mäletab, kui kära läbi on. Et see on asi, mis eelarvet praegu sööb ja see ei ole ainus asi, mis eelarvet sööb. Et tegelikult on päris tülikas, ütleme niimoodi, kuluministrile tõendada, et kuskil on olnud kokkulepped. No nüüd te siis saate teada, mille vastu te võitlesite. Ei, ma ei võidelnud selliste asjade vastu, ma üldiselt käisin oma valdkonnast üle ka. Hästi, tuleme tänasesse päeva tagasi. Tegelikult on teadlastel ju probleem. Nüüd siis on meil olemas infrastruktuur päris korralik, meil on laborid, meil on kõik enam olemas, aga see õnnetu doktorant saab seal 800 eurot palka. Kas see on ülikooli juhi mure? 400, no eile televiisoris öeldi 2 korda rohkem. Avandust. Teaduri kohta. No jääme siis 400 eurose juurde, see ei kõla ka suugi paremini. Raudselt ei ole minul juurdepääsu sellele, kuidas tehakse need palgavalikud, kuidas võetakse inimesi tööle, aga minu tagasiside siis erksamatelt ülikoolide ajudelt, kellest siin esireas on ka mõni, on, et tegelikult on neid koosseise pigem hoitud aastaid ja laiendatud, väiksepalgalisi inimesi siis palju palgale võetud, aga ei ole mingit kasu, kui me, nüüd on mul lausa teine pool toetub ametnike tähelepanekutele, kui me suurendame rahastust, siis ei jõua palkadeks. Et raudselt on selle taga väga paljude inimeste väike palk ja see on midagi, mida erakonnad ei sõnasta. Nad sõnastavad selliseid asju, mis on huvitavad laiematele ühiskonnakihtidele, millele ma olen siin ka ütleme tärni külge pannud. Kas te viitasite, et neid madalapalgalisi teadureid on liiga palju? Ma viitasin sellele, millele Oki raport viitab, et ülikoolides teadusasutustes on selles valdkonnas on palju asutusi, on väga palju töökohti, aga mitte alati ei ole seda produktsiooni, mida selle siis raha eest maksimaalselt võiks tulla. Maksimaalselt. Mis ei tähenda, et ma ei tunnistaks veel kord, et me oleme regiooni parimaid, kui mitte parim riik. Et kindlasti kedagi tahaks alavääristada, aga siin on koht, kus riik peaks andma koos akadeemilise seltskonnaga sõnumeid ja kindlasti on mul olnud võimalik, pole olnud mul aega selle asja eest vastutada nii konkreetselt, et ma peaks siis jäämagi sellel teemal vastama. Aine Randjärv, teie erakonnakaaslane andis teada, et päris kõigega ta Oki raportis nõus ei ole. Kui suur osa on see, mis kattub teie mõtetega, et saaksime siin aega kokku hoida, et teada, kas te sellele olete valmis alla kirjutama või? Tuli vahepeal väga igav, nii et ma isegi ei oska neid mõtteid üles lugeda. Aga vaadata neid ettepanekuid, siis eks ma pea seda sõela nüüd kasutama hakkama, praegu on meil ju ametnike tasandil ülevaatamine, aga mulle tegelikult meeldis, ma nägin praegu kui silmanurgast oma õuduseks Tallinna Ülikooli rektori pilku, aga mulle tundus viimane artikkel, mis ma seal lugesin, mis puudutas siis meditsiinikõrgkooli ja meditsiiniteemalist dubleerimist, tundus väga mõistlik. See kritiseeris Oki raportit odavalikult. Aga me räägime sellest kõigest. Et ega siin uudiseid kinnisvararindel on ka selliseid,
mis panevad kukalt kratsima ja mõtlema, et kas peab igaüks eraldi siis võitlema oma asja eest, kui tegelikult ei ole näha seda ühiskonna paisumist, et äkki suudaks keegi siis 3 asjast 2 kokku panna, kui mitte 2 1. See on igatahes see, kus riik saaks õla alla panna ja avalikkus ka ja erakonnad kindlasti. Et mitte asuda lammutama siis neid üksikuid punkte, mis ei meeldi Oki raportis. Et üldpilt, ega seal midagi meeldivat, see on väga ebameeldiv paber. Väga ebameeldiv. Härra Ligi, teadussektor on veidi mures, nad ei tea, mis seal eelarves täpselt on. Te ütlesite, et ega seal midagi ei ole, aga tahate natukene täpsustada. Ei taha, sellepärast, et eelarve lüüakse lukku järgmine nädal. Ja ma ei ole ise oma sisemisi otsuseid saanud teha. Ma tean, mis on poliitilised ootused, mis on üles klopitud kindlasti mitte minu suu kaudu, aga mida ma olen pidanud refereerima. Ja see sööb ära. Kuidas? Te olete kõva survel, ma saan aru. Alati on minister kõva survel. Ei, see on ühiskonna üldine probleem, eks, et teadmise asemel on teised asjad. Et ma ei, ja teadus seletab selle ära, miks see on niimoodi, et igatahes siin, see ei muuda tegelikult asja. Fakt on, et mõni päev on aega saavutada veel mingit tulemust, aga eile öeldi ja veel täna öösel öeldi kategooriliselt ära mulle, et saadeti kukele. Ma kavatsen jätkata. Nii et eelarve läbirääkimised on alati tulised, sel aastal on nad tegelikult olnud palju inimlikumad kui tavaliselt. Aga nendes, kes on kannatajate hulgas, et kindlalt on suhteliste kannatajate hulgas need, kelle suhtes on ootused üles pekstud ja haridus-teadusvaldkonna suhtes on ootused üles räägitud, mitte minu suu läbi. Et ma olen selles mõttes surve all. Ma võitlen ootustega, mida ma ise ei ole tekitanud. Tändsite mõista, et üks tubli nädal seisab nüüd ees. Kas siin ees kohviruumis lobi tegemisest on kasu? Oleneb milleks, et raha võtan vastu alati, aga mis seal veel on? Ilmselt sularahad ei ole suugi hangur ega Palun kasutage võimalust, siin on haridus- ja teadusminister, tuleb täna rõhk panna sinna. Kasutage võimalust küsida, meil on mõni minut aega. Isegi mind ei ole minu kõva häälega kuulda. Aga palun, ma annan selle mikrofoni kohe hea meelega edasi. Jaa, ma kuulsin just praegu ja jäi meelde, et riigi rolli tugevnemine teaduses. Mida see tähendab? Kas praegune, ja ma sain nagu aru ka, et juhtimist tuleks natuke tugevdada. Mille kaudu riik oma rolli realiseerib? Kas juhtimise või raha, finantside kaudu? Ja kas riik ei usu, et akadeemiline seltskond suudab ennast ise organiseerida? Juhtida, korraldada, kas on mingisugune kriisitunne? Ma esitasin mitu tükki, aga... Aitäh. Tegelikult on, et kui siin keegi stenogrammi või linti tegi, siis on mu vastused seal kirjas. Et mitte akadeemilises mõttes sekkumist ei mõtle ma ja ma kindlasti ei arva, et Eesti valitsus või Riigikogu oleks kunagi nii potentsiaalikas, et Soome tasemel sekkuda, aga kuna me siiski teeme rahalisi valikuid ja kuna me näeme, et toimub mõningane supi lahjenemine, on toimunud aasta jooksul, siis riigi rolli tugevdamine on struktuursete muutuste suunas. Prioriteetide seadmine, killustatuse, dubleerimise, vähendamise toetus ja raha on nimetasin 2 meedet, et üks on Astra, teine Rita, mis on otseselt selleks tehtud, et need asjad siis või tegemisel, see teine on, ütleme, allkirja ei ole saanud veel, aga põhimõtteliselt need tingimused on suunatud selleks, et sekkuda. Aga mitte ainuisikuliselt, mitte poliitiliselt niivõrd, mitte parteipoliitiliselt kindlasti, vaid ikkagi nende samade ekspertkomisjonide kaudu. Lihtsalt need ülesande püstitused on kirjutatud nendesse määrustesse sisse ja need läbirääkimised peavad silmas seda, mis on need poliitilised sõnumid olnud. Ka Oki raport on poliitiline sõnum, ega see ei ole nüüd ainult see sisaldab ju tegelikult arvamusi, intervjuusid. Ja nii palju, kui nad haakuvad siis analüüsidega, nii palju tasub neid ka otsustesse siis kirjutada.
Aitäh, härra Ligi. Juhin tähelepanu, et valitsev Reformierakond on täna 3 inimesega siin esindatud ja jätame siis midagi järeltulija Maris Lauri vastata ka, seda enam, et võib-olla ta on järeltulija ka teie ametis kunagi. Kes teab? Tavaliselt on. Tavaliselt on. Aitäh, härra Ligi, kui saate meie sekka jääda, on hea, kui ei, siis mõistan kõiki neid, kes lähevad siit uksest välja tema kannul. Andres, meil on kingituseks täna kell, jah, see on kahtlemata sümboolne. Meil on kaks kingitust. Üks on sümboolne, mis on kell, mis näitab aega, et aeg on meil alati piiratud. Hiinlastel on see väga keelatud kingitus, ma loodan, et mis näitab, et inimesed on suurelikud. See on kindlasti Hiinas tehtud. Aga ei ole, siin on Eesti rahvusmotiivid. Aga Eestis ma arvan, et me oleme pragmaatikud ja me peaksime arvestama, et aega on vähe. Ja teine kingitus on ka sümboolne. See on Helle Martinsoni raamat Eesti teaduse ja loost. 25 eelnevat aastat. Ja see näitab see, et need hetked, kus me praegu oleme ja mis võib-olla iga hetk tundub olema väike, et lõpuks nendest koondub ajalugu. Ja ma ei tea, Elle Martinsoni taolist inimest, kes sõna-sõnalt üles kirjutas, vist selles saalis ei ole, aga ma loodan, et kunagi tuleb järgmine raamat ja ka tänane päev saab selles raamatus kajastatud. Nii. Ja esimene laureaat on siin. Praegu meenus, et ka meie rahvuspapud tehti ju Hiinas, mis oli väga populaarsed. Küll on nüüd kell saanud 3:12 ja väga täpne aeg, et Kersti Kaljulaid saab võtta ülikoolide nimel sõna ja mitte ainult. Palun. Seda mulle küll keegi ei öelnud, et ma peaks ülikoolide nimel rääkima. Nõukogu ka kohustab natuke. Aga ei räägi ülikoolide nimel. Tõsi, algul tahtsin üldse ainult teadusest rääkida ja viisakalt kõrgkoole ignoreerida, aga korraldajad ei lasknud, olgu siis peale. Lugupeetud Riigikogu liikmed, minister, akadeemikud, rektorid, kõik kohale tulnud. Mul on väga suur au teie ees sellel magusvalusal teemal kõnereda, mis on teaduse ja kõrghariduse rahastamine tänapäeva Eestis. See teema on sellepärast valus, et kõigeks ei jätku. Meie teadlastel on piisavalt suutlikkust, et teha kogu riigieelarvest teadus ja üle poole sellest oleks tõenäoliselt ikkagi rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline. Aga see teema on magus ka, sellepärast et osa Eesti teadust on nii kõva, et juhul kui Eesti riik enam üldse teadusele raha ei eraldaks, jääksid paljud uurimisrühmad ellu puhtalt rahvusvahelisele teadusrahale toetudes. Siiski on selge, et teadus vajab mitte ainult tippe, aga ka tugevat keskklassi, mistõttu tuleb tervitada ettepanekut taas suurendada baasrahastamise osa eelarves. Aga mitte enne, kui me oleme täiesti kindlad, see, mida me rahastame, tõepoolest on väga tugev keskklass. Tänase ürituse moto on täitsa põhjendatult, et kas teeme ka midagi, sest arutanud ja arvutanud ja rääkinud on kõik väga kaua. Ega tehtud on ka juba 2012. aastal leidis Teadus-Arendusnõukogu, et taristu on meil nüüd enam-vähem valmis. See on väga tugev statement, väga harva on midagi kuskil valmis. Seetõttu kahtlustan, et hädapärast isegi oleks meil võib-olla natuke vähem seda taristut vaja, kui meil teda täna tegelikult on. Aga meenutame korraks, mis on Euroopa Liidu teaduspoliitika mõte ja olemus. Tsiteerin alati hea meelega Euroopa Komisjoni. Euroopa Liit peab olema teadus-arendustegevuses aktiivne ja seda sellepärast, et teaduse tegemise sisemine loogika seda nõuab. Kõrgtasemel teadus on üha keerukam ja interdistsiplinaarsem. Kõrgtasemel teadus on üha kallim. Kõrgtasemel teaduse tegemine nõuab järjest suuremat kriitilist massi. Ei ole olemas teaduslaboratooriume, ülikoole ega ettevõtteid, kes üksinda suudaksid neile väljakutsetele vastata. Isegi liikmesriigid eraldi võetuna ei suuda enam olla eesliinil kõikides teadus- ja tehnoloogia valdkondades. Koostöö organiseerimine, rahvuslike teaduspoliitikate koos toimimine Euroopa tasemel on tänapäevase teaduse tegemise eelduseks, tulenevalt teaduse enese muutumisest. Ilma Euroopa ühtse teadusruumi arendamiseta ei ole võimalik liikmesriikide fragmenteerunud teadustegevuse tänapäevase teaduse jaoks hädavajalik ühendamine. Tsitaadi lõpp. Need investeeringud, mis võimaldasid meil välja arendada rahuldava teadustaristu, saime me suuresti just Euroopa Liidult. Aga Euroopa Liit ei arendanud Eesti teadustaristut mitte selleks, et Eestil oleks võimalik senisest iseseisvamat, kõigekülgsemat ja kapseldunumat teaduspoliitikat ajada. Euroopa Liit tegi need investeeringud selleks, et integreerida Eestit konkurentsivõimelise osana Euroopa teadus- ja kõrgharidusmaastikule.
Selleks, et panustaksime seal, kus me oleme loomuldasa tublid, kas juhuse tahtel, demograafilise olukorra sunnil, geograafilise asukoha või oma maavarade profiili poolest eelisseisundis teadust tegema. Juhuse all, see tuleb siin ära defineerida, see on oluline, pean ma antud kontekstis silmas neid teadussuundi, mis on meil tugevad tänu selle ala entusiastide pingutusele, mida on enamasti toetanud ka nendes valdkondades eksisteeriv tugev rahvusvaheline tellimus. Niisiis, me ei saanud Euroopa Liidu raha selleks, et arendaksime välja eelkõige sisemisest konkurentsist lähtuva teaduse ja kõrghariduse mudeli, mida me peaksime edaspidi ülal peamiselt eesmärgiga toota tööjõudu kodumaisele tööturule ja luua teadust kodumaiste ettevõtete äriedenduseks. Me ei saanud raha ka selleks, et katta võimalikult mitmekülgselt meie majanduslikud ja ühiskondlikud vajadused ja minimeerida meie vajadust leida Eestisse spetsialiste mujalt riikidest. Ega ka selleks, et asetaksime oma noored kõrgharitud spetsialistid kasti, mis piiraks nende vabadusi võrreldes oma vähem haritud kaasmaalastega. Vabadust valida töö ja elukohta kogu Euroopa Liidus. Aga vastu Euroopa Liidu kõiki ootusi me oleme seda suutnud. Me oleme seda kas juba teinud või siis räägime tõsiselt, et võiks teha kõik eelöeldut, milleks meile raha ei antud. Arendanud välja haridusteaduskeskused, mis konkureerivad omavahel. Sellistena ei saagi nad teha koostööd Eesti teaduse ühise müügitöö nimel. Oleme laiendanud ülikoolides pakutavate õppekavade nomenklatuuri selleks, et astuda varvastele üksteisele, aga mitte kandadele oma Põhjala naabritele näiteks. Oleme loonud teadusgruppe Tallinnas nendest, kes on mingil põhjusel Tartus solvunud ja vastupidi. Katnud üle juba niigi ülekatvusega pakkumispoolt ka rahvusteadustes ning kultuuriuuringutes. Rahvusteaduste puhul, olgu kõrvalepõikena mainitud, on killustumine tõepoolest eluohtlik. Erinevalt rahvusvaheliselt müübivatest teadusharudest, näiteks biotehnoloogia valdkonnas, on alati võimalik leida üsna palju välisvahendeid ja nii ongi leitud. Võib väita, et nendes valdkonnis on terav sisemaine konkurents toonud valdkonda edukat teadust juurdegi. Kuid näiteks 3 keskuses tehtavale õigusteadusele, mis on rahastamise kontekstis kindlasti rahvusteadus, ei saanud rahvusvahelised eksperdid viimati anda sugugi üheselt positiivset hinnangut. Oleme kulutanud palju raha koolitamaks noori inimesi erialadel, mille järele on Eestis mõningast nõudlust, aga see on liiga väike, et pakkuda erialast tööd kõikidele lõpetajatele. Ja siis seejärel me oleme solvunud, kui nad on teinud seda, milleks neil on Euroopa kodanikena õigus ja mida on neile soovitanud üks Euroopa Liidu põhivabadusi, otsinud tööd mujal. Oleme Euroopa Liidu poolt toetatud taristul õpetanud väärtspetsialiste, kelle üle saame olla uhked, sest neid oodatakse kõikjal Euroopas, et seejärel asuda otsima viise ja võimalusi nendel tiibu kärpida. Näiteks Tartu Ülikoolis on viimastel aastatel kasvatatud vastuvõttu arstiteaduskonda ja loodud ka rahvusvaheline õppekava, et aidata teistelgi riikidel Tartu kvaliteetsest toodangust osa saada, just siin meie juures oma tulevasi doktoreid koolitades. Aga nüüd otsime meie avalikult võimalusi, et kogu selle töövili kodumaale jätta, unustades rahvusvahelise panuse Tartu Ülikooli selleks, et meil oleks jätkuvalt see suurepärane arstiteaduskond ja et meie arstitudengid saaksid ülikooli kliinikumis näppida maailma parimaid seadmeid. Me otsime kõverteid, sest aus tee oleks võita oma noored spetsialistid endale ausas konkurentsis vabal Euroopa tööturul. Ma pean ausalt ütlema, et teadus-arendustegevuse ja kõrghariduse tulevikuvestluste toon ei erine alati oma suletuselt meie kahetsusväärsest migratsioonidebatist. Sest milleks meile kogu see Euroopa Liidu eelarve, kui me tahame lihtsalt ise olla mitmekülgsed, sõltumatud, peamiselt iseenda olemise huvides. Struktuurivahendid loovad eeldused. Euroopa raamprogrammid ja Horizon 2020, aga ka Erasmus kõigile, on mõeldud selleks, et kogu Euroopa haritud ja akadeemiline potentsiaal realiseeruks kogu ühtse majandusruumi hüvanguks. Euroopa Liit näeb hullu moodi vaeva, et lammutada piire. Meie oleme näinud hullu moodi vaeva, et saada võimalikult sõltumatuks Euroopa ülikoolide pakutavast ühtsest õppe- ja teadusruumist ning evida iseseisvat võimekust, võimalikult laias valdkondade nimistus inimesi õpetada. No ja nüüd siis loomulikult otsime võimalusi piirata ka osalemist tööturul. Endalgi on vähe, see on meie motto. Kust ma seda kõike võtan? Ma lugesin ühe jutiga läbi selle, mis on kirjutatud aastast 2010 kuni tänase päevani Eesti teadus-arendustegevuse kohta. Ja esitasin ühe täiesti tavalise tulemusauditi küsimuse, mis on mu igapäevatöö.
Kas Eesti on kasutanud Euroopa Liidu vahendeid kooskõlas Euroopa eelarve rakendamise üldiste eesmärkidega ning spetsiifiliste teadus-arendustegevuse eelarve osa eesmärkidega? See on kõige klassikalisem asi tulemusauditis, mida te võite küsida. Ja kõige klassikalisem uurimismeetod on lugeda strateegilise planeerimise dokumente, ülikoolide ja teadusasutuste kodulehekülgedelt kättesaadavaid materjale. Miks me arvame, et mõistlik on kasvatada ja arendada süsteemi, mis iseenda raskusest kokku vajub niipea, kui doonorid oma toe alt tõmbavad? Euroopa Liidu nägemuses ei ole ükski liikmesriik mingi puuk ja lõpmatu retsipient. Euroopa Liit soovib, et Euroopa teadusruum oleks lihtsalt ühtne. Sellepärast muide on Euroopa teaduseelarve erinevalt põllumajanduse või struktuurivahenditest geograafiliselt 100% neutraalne. Jah, ka viimase eelarveperspektiivi ettevalmistamise käigus püüdsid mõned teadusalaselt äpud riigid saada raamprogrammidest raha ümbriku kaupa, et oleks selline rahvuslik miinimumümbrik, mille kõik peaksid teadusrahana saama, nii et keegi ilma ei jääks. Seega arutati täitsa värskelt hiljaaegu mõned aastad tagasi üle, et kas see, mida me teeme Euroopa teadusrahastus, on õige ja õiglane. Ja leiti, et on küll, geograafiline neutraalsus jäi alles. Ka konkurents peaks toimuma kogu Euroopa teadusturul ja kõrgharidusturul, kus Eesti ülikoolid ja asutused üheskoos panustavad ja konkureerivad. Ega muide majanduseski ei teeks tegelikult sektoraalne kooskonkureerimine rahvusvahelisel turul halba, aga nendest me lihtsalt täna ei räägi. Ma mainin seda, et näidata ega teadus-arendustegevus ega ka kõrgharidusvaldkond pole midagi erilist. Samamoodi pole viis, kuidas Eesti on kasutanud struktuurfondide raha selleks, et teravdada sisemaist konkurentsi omane ainult Eestile. Ega isegi mitte ainult teadusvaldkonnale. Me kõik teame, et ka kohalikud omavalitsused kipuvad tekitama lähestikku sarnase funktsiooniga rajatisi, et omavahel konkureerida, mitte Eestit arengus teistele riikidele järele aidata. Seda meenutada on väga oluline, et mitte olla teaduse ja kõrghariduse viimase kümnendi arengute suhtes ülekohtune. Sarnaseid hädasid on kõigis sektorites, sest ideaalseid maailmu ei ole olemas. Aga vähemasti Euroopa Liidu teaduseelarve süsteemi endasse ei ole neid hädasid sisse kodeeritud. Ja kui me nüüd lähima kümnendi jooksul toibume rahvusliku ümbriku põhjal tehtud otsustest ehk struktuurivahenditest teadus- ja kõrgharidusmaastikul, siis tuleb ja saamegi hakata teadust ja kõrgharidust nägema ühtses Euroopa teadusruumis. Veel tahan ma kindlasti öelda, et vaevalt mõtles ükski tegija selles sektoris, et kõikide teaduse ja kõrghariduse organisaatorite üksikutest sammudest kujuneb niisugune pilt, mille mina täna välja lugesin. See on lihtsalt juhtunud, sest eks me olime natuke saabuvast rahast uimased, see tuli ära kasutada ja kiiresti. Ja projekti koostajad suudavad Euroopa Liidu eelarvest raha saada absoluutselt kõikidele asjadele. Euroopa Liidu rahade kasutamise reeglid on selgelt liiga pehmed, aga niimoodi see kord juba on. Eriti suur on möödapaneku risk just struktuurivahendite puhul, aga viimased on avaldanud meie teadus- ja kõrgharidusmaastikule olulist mõju. Nende osakaal eelmisel Euroopa Liidu rahastamisperioodil kõikus eri aastatel 1/3 ja 51% vahel. Kuid kurvastada ei ole mõtet. Struktuurivahendid suuresti kaovad, jääb puhas Euroopa Liidu teadustegevuse eelarve, mis toetab neid, kellel on rahvusvaheliselt midagi panustada. Sihik tuleb õigeks seada, konkurentsieeliste kasutamine, mitte kunstlike piirangute seadmine on see, mis viib meid edasi. Konkurentsikeskkond tuleb ümber defineerida. Selleks on maailm, vähemasti Euroopa, aga mitte see, mis jääb Tallinna ja Tartu vahele. Lähme lihtsalt edasi. Kui me nüüd vaatame tervet Eesti teadus- ja kõrgharidusruumi kui ühtüksust, mis peaks konkureerima Euroopa teadusturul Horisont 2020 rahade nimel, toetudes oma senistele tugevatele külgedele, siis me ilmselt teeksime kiiresti mõned sammud. Me lõpetaksime mittevajaliku dubleerimise asutuste vahel. Kas seda tehakse asutusi liites või vastupidi, nende eripära selgelt välja tuues ja seetõttu lihtsalt dubleerimist välistades on mul lausalt öeldes sisulisest küljest täiesti ükskõik. Kui me võsa vahelt välja lõikame, siis kandvad puud saavad jälle valgust ja ei olegi enam tähtis, kas mõnede puude ümber ka ühise aia ehitame või seisab igaüks ise. See küsimus on täiesti sekundaarne. Me eristaksime teadusel põhineva akadeemilise kõrghariduse ja diplomid selgelt rakenduslikust kõrgharidusest ning seaksime neile väga erinevad eesmärgid. Me asuksime eelisarendama neid valdkondi, milles oleme tugevad.
Loomulikult teeksime me seda nende arvelt, milles me ei ole tugevad või mille ülevalhoidmiseks napib meil tõsiselt kandepinda, kas teadlaste enda panusena